No nii, kell lõu. Kuule, tore, et saite tulla ja siis räägime siis vabariigi vaenlastest natukene. Pärast saate raamatut osta ja ma ei tea, allkirju küsida, kuidas see käib. Et ma istun, võib-olla siis on nagu mugavam. Et minuga on siin Oudekki Loone, Riigikogu liige ja siis Risto Raudkivi, vana kogenud ametiühingu juht, kellega me oleme koos neid seiklusi nagu läbi teinud. Et ma annaks neile ka sõna, et nad saavad kommenteerida, et minu teada te olete lugenud kes mingisugust tööversiooni vähemalt, on ju. Ehk siis, et miks ma selle raamatu üldse kirjutasin. Et ma olen nagu üsna pikalt, see on 10-15 aastat tegelenud sellise küsimusega, et miks üks mees võib muutuda lurjuseks, on ju. Ja siis ma mingil hetkel ma sain aru, et ma olen muutunud ise lurjuseks ja mõtlesin, et peaks midagi ette võtma. Et ütleme, need lood, mis selles raamatus on kirjeldatud, algselt siis Swedbankis ja hiljem Nordeas ja täna siis juba mingite Luminori ja Erki Raasukeste ja jumal teab kellega need sellised käsikähmused on toimunud, on saanud alguse sellest samast küsimusest, et miks inimene muutub lurjuseks. Et see on nagu see sisemine tõuge, miks ma nagu olen selle raamatu kirjutanud. Ja kõik ülejäänud hakkas nagu ise enesest nagu lahti rulluma. Mulle mingil hetkel tundus, et ma nagu elan nagu mingisuguses B-kategooria Märuli filmis, kus on siis korrumpeerunud politseinikud, mingisugused poliitikud, mingid meediajüngrid siis kuidagi on seotud sellega. Siis on mingid ametiühingud, inimesed ja jumal teab kes, on ju. Et nii see lugu nagu pihta hakkas kunagi, jah. Ja siis on nagu, et kellele see raamat on kirjutatud, on ju. Et kui ma aasta aega tagasi hakkasin siis seda paberile panema ühe hea sõbra ja ajakirjaniku siis soovitusel, siis ma maadasin kuskil kuu aega nagu sellega, et mis vormis seda teha. Et kuna siin saavad nagu pihta selles raamatus, dokumenteeritud on kõik kogu see lugu, et üsna mõjuvõimsad inimesed, on ju. Et siis tekkis mul anti nõu, et kirjuta nagu, ma ei tea, pane kõikidele loomanimed näiteks, et seal on orav, rebane ja mingi hunt, on ju, ja siis toimub mingisugune segane, selline kafkalik ja mingi unenäoline siuke jant, on ju. Mingil hetkel ma sain aru, et kurat, et lihtsalt räägid tõtt ja ongi kõik, pane kuradi enda nime, ise oled sa nimepidi seal sees, et miks need teised siis ei või olla, on ju. Et muidugi see on siuke üsna ropp selline poolpornograafiline poliitiline lugu, on ju, aga tõele au andes, pole mõtet nagu kirjutada mingisugust haiglast väljamõeldist, vaid lasta siis olla siuke pigem dokumentalistika sfääri nagu puudutav teos, on ju. Et üsna pikk sai ta lõpuks. Et kui ma keeletoimetajale andsin nagu lugeda, siis ta ütles, et mees, kas sa saad aru, et kui sa võtad arvutist A4 ja konverteerid selle raamatu formaati, et sul on mingisugune 600 või 600 lehekülge. Keeletoimetaja nägi nagu purje vaeva, et sealt mingisugused mõttetused nagu välja lõigata ja teha see asi nagu loetavaks. Ehk siis, kellele on kirjutatud? Ma kirjutasin selle loo tegelikult eurooplastele, et meile tundub, et meiega nagu toimub siin Eestis midagi imelikku, obskurantset ja veidret, et kuidagi rikkad saavad rikkamaks, vaesed jäävad vaesemaks ja ülejäänud kõik lehvitavad lippu ja ütlevad, kui tore on elu, on ju, aga ma olin nagu märganud, et peale eriti seda 2008. aasta kriisi, kus siis see sama neoliberaalne kapitalistlik mudel nagu jooksis ikkagi, ta isegi jooksnud kokku, ta lendas ju õhku, on ju. Ja selles kriisijärgses või pidevas kriisi sellises situatsioonis me oleme terve dekaadi nüüd nagu olnud, on ju. Nüüd juba oodatakse järgmist kriisi, et võiks kuidagi nagu arutada selle asja lahti sellises suures plaanis, et nagu Euroopa ja miks mitte ka nagu Ameerika Ühendriikide kontekstis, on ju. Et ma olen sinna sisse pannud põgusalt, ütleme tavainimesele loetavas keeles sellist rahanduse ajalugu natukene, et miks see nii on, et kuidagi 1% kätte nüüd siis maailma elanikkonnast on koondunud 50% varasid, et see ei ole nagu juhus ikkagi. Et ülejäänud siis kõik nende sentide ja kopikate pärast siis kaklevad, on ju.
ja noh, täna on siis juba näidatud juba igasuguste immigrantide, ma ei tea kelle poole näpuga, et nemad on justkui süüdi. Samal ajal kui see 0,1% miljardäre siis istub ja itsitab pihku, on ju. Et see on siis nagu see mõte, et kellele. Ja võib-olla ma isegi sellest sisusse nii palju ei lähe, et ta räägib nagu sellest Swedi skandaalist. Ma loodan, et sealt, ikkagi mõned juhatuse liikmed ikkagi lähevad vangi lõpuks, on ju, et see on nagu Danske skandaali mastaapne, ütleme, kuritegu, mis on nagu minu kaasabil muideks nagu ellu viidi. Et ma ise loodan nagu kergemat karistust, kui ma siis nagu vile puhun ja siis nagu näitan nende arhitektide suunas. Et see Ektorneti skandaal, kuidas siis Swedbank või Rootsi pangad siis röövisid nagu meie käest oma kinnisvara tagatised ära, et siis mõned aastad hiljem metsikud kasumid nagu teenida. Et see oli puhas inside trading, mis on siis kriminaalkuritegu. Kuna seda tehti siis organiseeritud, siis ma Eilses Ekspressis nimetasin seda organiseeritud kuritegevuseks. Sealt edasi liikudes, ühesõnaga Swedist ma sain siis kinga mingil hetkel. Siis ma liikusin Nordeasse ja siis hakati seal nagu töötajaid kottima. Ja mulle nagu see istunud ja siis seesama küsimus, et miks inimesed muutuvad urjuseks ja kuidas sellest nagu välja tulla. Ja ma mõtlesin, et teeks midagi head, et koondaks töötajad ja läheks paneks rootsastele vastu nina. Jällegi muidugi see lõppes suure madina ja minu vallandamisega. Ja siis see kurioosne lõpp selle raamatul on siis see Raasukese afäär. Et meil on nüüd normaliseeritud siis selline kapitalistlik nagu vihakõne, et töötajad on terroristid, mingid naistid võrreldakse pedofiilidega, eestlased on mingisugused Ida-Euroopa jussid, ja see mees siis nimetab nagu Eesti ettevõtte nagu juhte siiamaani. Et peaminister ütles lihtsalt, et oleks tore, kui inimesed viisakalt omavahel suhtleksid selle peale. Et lihtsalt selle välismaise raha võim on nii suur, et me oleme nagu, töö pealkirjal vabariigi langemine tegelikult. Et ütleme, et vabariigi või avatud ühiskonna institutsioonid täna on meil ikkagi nagu kokku jooksnud, et see rahavõim on nii suur lihtsalt, et poliitiline establishment mängib nagu pimesikku, laseb seda raha siit välja kantida, meedia teeb mingi skandaalimaigulisi tilulilu lugusid, aga kui Neivelt poleks 6 aega tagasi välja tulnud, siis ma kujutan ette, et oleks lihtsalt öeldud, et see Veskimäe on mingi segane. Et Neivelt õnneks tuli esimesena nagu välja sellega ja ütles, et kuulge mehed, et see on nii täielik jant, mis siin toimub meie kulul. Et täna, ma loodan, et see kriitika pigem normaliseeritakse kui see olukord. Ja siis paar sõna, et mis edasi saab, et edasi ma tõlgin selle raamatu nagu 7-8 keelde, et Eesti saab kindlasti nagu väga tuntuks maailmas tänu sellele, mis siin toimub. Et kui te selle läbi loete, siis seda on väga raske uskuda, et see asi võimalik Eestis. Et me pidime olema mingisugune Euroopa Liidu tubli liige, kus siis toimub mingi fantastiline IT-sektori areng ja mingisugune looduse ja ma ei tea, mingid muud sellised tored asjad on siin kõik olemas. Aga see jama, mis siin kirja on pandud, on ikka uskumatu. Et ma loodan, et sellest tehakse film mingil hetkel rahvas versus siis nagu suur kapital on ju. Ja muidugi ma loodan, et Brad Pitt siis mängib nii et sellega ma lõpetaks oma sissejuhatuse ja annaks Sumov on ta hüüdnimi, et ta on tegelenud ka selle spordialaga. Et Ristoga me üsna palju sellest võitlusest töötajate nimel nagu koos tegime, et ilma temata oleks kogu see lugu nagu rääkimata jäänud, sest minu närvikava on oluliselt nõrgem kui Sumov. Et ta võib-olla kommenteerib natukene. Et ma ei oska suurt midagi rääkida, et tõesti Annasega kohtusime mõned aastad tagasi, tema vaatas, et kurat, paks jurss ja mina vaatasin, et issand mul. Siuke mees arvab ennast nii palju ja siuke asi inimene hakkab ametiühingut tegema. Et ma olen härra kuningas ja ülejäänud on väljaspool finantsmaailma on nagu mõtletud jursid, et ma vaatan, kui see oli jössid, mis oli jüssid. Aga ei, see muutus õige pea, tema arvamus ja minu arvamus muutus ka muidugi. Ja kui ma aru sain, ennem seda ma aitasin tööstussektori ametiühinguid luua töötajatele.
et tegelikult ma pean natuke võib-olla taust rääkima, ma mõtlesin, et ma korra lähen tasun karmavõlga ja näitan siis nagu Eesti töötajatele, et need ametiühingud on tegelikult päris toredad asjad ja vajalikud asjad ja teen 2-3 kuud seda tööd ja siis lähen minema sellest, et palka reaalselt taga ei saa aga tööd on vaja teha. Et kui meil on pangaliidud ja tööandjate keskliidud ja nii edasi, siis töötajate liidud on nagu ära põletud, et see on ikka nõukoaegne värk ja ametiühingu asjad. Et unustatakse ära, et eelmise Eesti ajal olid ka ametiühingud täitsa olemas ja enamus töötajad olid ja kui Tsaar lõpuks lubas ühinemisvabadus andis, siis mingi hetk eestlased mässasid. 15 000 inimest olid, mõtled, tol ajal olid tänavatel ja mässasid oma õiguste eest. Aga nüüd on see nõukoaegne. Et minu jaoks oli see naljakas. Et kuna elu mind sinna nagu viidud, ma sain tuttavaks Soome ametiühingutega ennem ka Eesti omadega, siis minu jaoks oli naljakas ja leida, ma olen siis mingi 20 midagi, kui ma leida siis kontakte ja sealt see oli imelik ja sealt hakkas see pihta ja siis ma tegin seda tööd. Minu meelest oli see lihtne ja loogiline asi, mida teha, kui sa oled palgatöötajad. Mul on ettevõtte ka olnud, aga kui sa oled palgatöötaja, siis sus nagu suhtutakse järsku, et nagu eriti kui ma tulin Eestisse tööle ja siis tuli mingi soomlane, kes oli harjunud 90-ndatel kunn olema, millest midagi mina väga suht ei tea, sest ma olin ka noor selle jaoks nendest kunnidest. Aga tema poolt sinna käinud pärast seda, et tuli siia ja siis käitus nagu kunn. Ja mina oma tohutu sumo egoga siis nagu ei suhtnud seda alla neelata. Mis asja, et sa ütled, et hüppa ja mina olen sumomaata ja ma üldse ei hüppa, et sumos ei hüpata, et see tõugatakse. Ja siis hakkas see võitlus pihta ja siis läbi Soome leidsime kontaktid asjad, siis tegime selle ametiühingu ja siis tuleb välja, et mul tuleb see tööst välja. Tuleb välja, et mul tuleb tööst välja. Ja siis saatus viis meist Annesega kokku ja ma sain aru, et ta rääkis mulle, mis ta plaanid on asjad, siis ma sain aru, et ta on ikka tõsises kuses. Et tema nagu tohutud ideed ja asjad olid fantastilised muidugi, et töötajad teist peab seisma, see oli ja tõepoolest peab seisma ja töötajad peaksid enda eest seisma aga sihukest kultuuri meil enam tänapäeval ei ole. Meil on pähe surutud, et kui sa oled palgatöötaja, siis hüppad. Ja enamus inimesi kaaluvad vähem kui mina ja siis nemad on võib-olla kergemini nõus hüppama ka. Ja siis ma ei saagi, miks Annesel see hüppamine nagu nii vastu kõrval käis. Aga jah, need aastad seal 4 aastat, siis 3 aastat tegime seda koos jah. Ja siis Annes sai mingi hetk aru ja tuli oma pilvede pealt natuke alla tagasi ja nagu ta ütles, et selle ametiühingu tegemine oli rohkem tööd, kui ta elus üldse teinud on ennem. Loomulikult on Aaruspõlves kraavi ka kaevanud asjadega. Aga see on siuke 24/7, et kui teisel pool valkab tohutu juristide armee ja piiritu eelarvega, siis sinna vastu saada nagu 2 kutti ja koer, siis see on väga raske. Aga mis ma tahaksin nagu sellest raamatust rääkida, et see on ikkagi Annese vaatevinkel, ma nüüd seda viimast versiooni pole lugenud. Et ma ei tea, kas ma 100% kõigega nõus olen, aga ma arvan, et kui see on sees isegi 50% sellest, mis ma viimati lugesin, ja ma arvan, et tegelikult on rohkem, siis iga eestlane peaks seda lugema. Et kui minna niimoodi nagu rahvuslikuks, et siis iga eestlane peaks lugema ja ma arvan, et iga eurooplane ka. Ma olen nüüd käinud, ma siis olengi finantstöötajate ametiühingute liidu organisaator. Et seoses sellega olen ma käinud üle terve Euroopa nagu rääkimas ja kuulamas. Ja need probleemid ei ole ainult siin. Et see tõuseb igal pool. Ja me oleme mõnes mõttes, meil on veel nagu jeeli hästi. Et see asi läheb halvemaks. Minu ennustus, kui siuke inimene ei suuda oma, keskmine Eesti inimene ei suuda oma pead natuke kõrgemale tõsta ja valedest läbi ja natuke rohkem rääkida. Et mujal juba tõustakse ja pereemad räägivad ka ilusti oma Facebookis, ütleb mulle see ei meeldi. Ja me peame hakkama ka seda natuke rohkem tegema. Võiks rääkida veel mitu tundi, aga ma lõpetan nüüd ära. Kui küsimus on, siis pärast vabalt küsin kõigi käest. Kiiret ju kuhta ei ole ju? Ei, ma ei tea, Annes ütles, et 6:30 peab läbi olema. Ei, me saame pärast ju küsimused vastu ikka teha. Oudekki Loone, parlamendi liige. Aitäh, Annes, ja aitäh selle raamatu eest. Kusjuures ma täiesti mäletan, kuidas me Annesega tuttavaks saime, see oli Nõmme mingisuguses kohvikus. Ta kirjutas mulle ja ütles, et ta leidis Riigikogust ühe inimese, kes töötajate eest ka räägib ja see olen mina, et kas ma saaksin temaga kokku, ta räägiks ka töötajatest.
ja siis me saime kokku, kusjuures ma ei mäletagi täpselt, millest me tookord rääkisime, aga meil mõlemal tekkis see veendumus, et leidub veel inimesi, kes on igas kontekstis ja alati töö poolel, mitte kapitali poolel. Ja see, et tuleb inimene, kellel on tegelikult finantstaust ja kes on töö poolel, on haruldane ja väärtuslik. Ja üks sellest väärtusest selles raamatus on ka manifesteerunud ja tõepoolest ma ootaks, et kõik loevad selle raamatu läbi. Noh, olen püüdnud nii Hannest kui Ristast selle protsessi jooksul nii palju toetada, kui olen suutnud. Ja sellest toetusest minu jaoks 2 olulist fakti, mida mina Eesti kohta teada sain, oli see, et kui need skandaalid hakkasid tasapisi tilkuma, siis loomulikult minu esimene normaalne käik oli rääkida seda kõigile teistele poliitikutele, minu kolleegidele Riigikogus, ükskõik kas minu enda erakonnast või ka teistest erakondadest, sest see on suurem kui mingi ühe erakonna asi. Et see tegelikult näitab, et Eesti riik tervikuna on väga sitas olukorras, vabandage mu prantsuse keelt. Ja midagi, mida me peaksime kõik koos ette võtma. Ja selline absoluutne apaatia, mis mulle vastu vaatas. No ma ootasin, et minuga hakatakse vaidlema. Ma ootasin, mulle öeldakse, et sa oled mingi kommunist, me ei viitsi sind kuulata. Sa ei tea midagi. Et ma kõike sellist ootasin ja mul olid nagu selle jaoks vastused. Aga ma sain täieliku apaatia. Inimesed ütlesid Ja sellel on 2 põhjust. Üks põhjus on see, et osad, kes teavad seda kõike, mis siin kirjas on ja saavad aru, kui tõsine see on, tahavad, et me sellest ei räägiks. Sellepärast, et kui inimesed päriselt aru saavad, siis nad hakkavad küsimusi küsima. Aga teine osa on inimesi, kes ei saagi aru. Sest vaadake, panku ei ole, pankadest üldse Eesti avalikkuses pole räägitud. Kogu selle iseseisvusaja, mis meil 91. aastast saadik on. Me ei ole avalikkuses üldse rääkinud sellest, mis on pankade roll kaasaegses majanduses. Ja inimesed ei saa aru, et tegelikult mitte midagi ei toimu, kui pangad ei liiguta. Igasugune majandustsükkel algab alati rahast ja seda, kui palju ja millist raha kuskil on, seda määravad ainult pangad. Ütleme, kriisi ajal riik tavaliselt ka kuidagi saab midagi teha, euroolukorras saab vähem, iseseisva valuutaga saab rohkem, aga tavalises olukorras määravad pangad. Ja see, kui oluline see majandusele on. Just täna ma rääkisin paari ettevõtjaga, kes kaebasid, et Skandinaavia pangad on nii rahul ja nii täis söönud nagu kassid, et nemad mingi tööstuse alustamiseks ka laenu ei saa. Ja see, milline majandus meil on tegelikult meie kõigi huvides. On ka riigi huvides, on iga kodaniku huvides. Ja see on üks suurimaid möödalaskmisi, mis me kõik oleme teinud. Et me ei räägi sellest, mis on raha, me ei räägi sellest, mis on pangad. Ja siis inimesed ei teegi midagi. Poliitikud ka ei taha väga midagi teha, kui valijad ei nõua. Et nagu miks? Ja valijad ei nõua siis, kui nad ei tea, siis me olemegi surnud ringis. Et see on see põhjus, mis ma Hannesele olen väga-väga tänulik. Ja ma loodan, et see ei jää viimaseks selliseks raamatuks, mitte ainult tema poolt, vaid kõigi teiste poolt. Seda tuleb kirjutada. Seda, mis toimub pankadega ja seda, et Eestis ei ole sisuliselt mingit pangandusturgu ja see, et Skandinaavia pangad tunnevad, et me võime siin kõike teha, ükskõik mida teha, sest nagunii midagi ei juhtu. Ja see olukord tuleb ära lõpetada. Ja sellesse, ja mina püüan võtta seda vastutust, et kui see raamat nüüd valmis on, et see kriitika jääks alles, et sellest kriitikast sünniks midagi. Ja ma loodan, et järgmises Riigikogus on rohkem inimesi kui ühe käe sõrmedel lugeda, kes töötajate poolel on. Et ma selle jooksul just avastasin, et kui ma räägin ükshaaval inimestega, siis ma saan neid väga vähe kokku. Aga ma loodan, et edaspidi saab rohkem. Ja teine pool, mis sellest raamatust tuleb, millest ka Risto võib rääkida rohkem, on täpselt see ametiühingu küsimus. Enamik Eesti inimestest on töötajad. Ma kunagi tegin statistikat eestlaste hulgast. Umbes 70% nendest, kes on tööturul, elavad oma tööjõu müügist ja ei ole juhtival kohal. Neil on ülemus. Venelaste hulgas 80%. Enamik meist on klassikalises mõttes töötajad, kes täidavad ülemuse käsku ja elavad oma tööjõust.
aga kogu meie avalik arutelu alati on ettevõtja poole kaldu. Ja ametiühinguid suunatakse ka sinna poole, et kui te leiate esimese kompromissi, olge nõus, sest riik on ettevõtja jaoks. Ei ole, riik on meie jaoks, riik on kodaniku jaoks. Ja esimese vabariigi esimeses konstitutsioonis oli kirjas, et majandustegevuse eesmärgiks peab olema inimväärilise ülevalpidamise kindlustamine igale kodanikule. No, me võiks praeguses vabariigis ka selline mõte olla. Aitäh, Oudekki. Ma ei teagi, me võime nüüd siis teha sellise diskussiooni, kellel on küsimusi, siis saab esitada ja natukene mõtteid siin vahetada. Lennake peale julgelt. Te olete see punt, kes käis Stockholmis mingi panga ees streikimas, jah? Jaa. Et me käisime Stockholmis, et me pidime kahjuks veel panema, Sumo põhimõtteliselt organiseeris, ma olin siis selline, ma olin seal kaasas kaameramehena tegelikult, me saime selle Eesti meediasse tänu sellele. Et me pidime maskid ette panema selle, sest mina olin kinga saanud juba ja me teadsime, et jopede järgi pank püüab tuvastada, kes seal käisid, et need ka kiirelt nagu sulksappa lüüa inimestele. Et selles mõttes see on ikka nagu tase, et Sumoga me käisime Torinos kuskil ametiühingute suulel konverentsil rääkimas, rumeenlased, bulgaarlased, nad lihtsalt ei uskunud meie lugusid, see on täielik Aafrika, mis teil toimub. Et keegi ei uskunud meid nagu, ma ütlesin, et vaadake seda videot või kuulake seda audioteipi, et see on reaalne nagu. Et jah, see Stockholm oli üks tore üritus meil. No räägib, ei räägi, ma võtan sinu oma. Kindlasti see osa ka, mis Hannes nüüd rääkis, et me peame streikimiseks näod ära katma, mis on ka põhimõtteliselt täiesti jabur. Et selles aagas tuleb ka välja kõik need piirid, mis osutub, et töötajatel on selleks, et oma õiguste eest seista. Et tegelikult kõik võimalikud nagu palgad, töötingimused, sellised normaalsed olud, mis normaalses majanduses on, need on alati kapitali ja töö omavaheline kokkulepe. Aga kapital on alati organiseerunud ja selle vastu nagu üksik töötaja kunagi ei saa, et sa pead alati organiseeruma. Ja ka, kui ma siis hakkasin nagu läbi töötama kõiki Eesti seadusandluseid, mis puudutas streigiõigust, mis puudutab ametiühinguid ja võrdlesin neid Lääne-Euroopaga, Itaaliaga, kõige rohkem Itaaliat ma tunnen, siis ma ka avastasin tõepoolest, et sealt on iga kord, kui muudetakse, siis sealt võetakse asju välja. Et ma loodan, et nüüd tuleks teha vastupidi, alates sellest, et kui sul on usaldusisik, siis sa ei tohi, seni kuni ta on usaldusisik, ei saa teda vallandada. Muidu ta ei saa oma tööd teha ja muidu ta katab näo ära. Ja kui on mingisugunegi kahtlus, et inimene on vallandatud sellepärast, et ta streigib, et ta küsib palka juurde, sellele peab järgnema kohene tööle ennistamine. Kohene. Et kõik võimalikud ja kui rääkida nii-öelda mida Eesti töötajad praegu teha ei saa. Nad ei saa ka streikida näiteks selle eest, et muudame seadusandlust. Seda nimetatakse poliitiliseks streigiks ja see ei ole lubatud. Mis ei ole lubatud. Mis tehti kunagi 90ndate alguses, kui inimesed arvasid, et siin mõned kaevurid hakkavad streikima Eesti iseseisvuse vastu. See oli juba siis natuke veider hirm, aga täna ei ole sellele üldse mitte mingit alust. Aga täna näiteks töötajad ei saa streikida selle jaoks, et tööaja seadused või pensioni küsimused või sotsiaalgarantiid ümber muudetakse. Selle eest täna tegelikult ei tohi töötajad streikida, mis on jabur. Streigi seaduse muutmise jaoks ei saa ka töötajad streikida. Et kõik niisugused väikesed asjad, mida sa võib-olla iga päev ei vaja. Ja tegelikult alati ei peagi streigini minema, aga kui ettevõtja teab, et sa ei saa sinna kunagi minna, siis ta ütlebki, et te olete terroristid ja mida kõik Raasuke sulle ütles, sa võid sellest ise rohkem rääkida. Kusjuures see keelekasutus oli hästi tuttav mulle, sest ma olin ise ka kunagi Raasuke, et ma mäletan, kuidas me Eesti kapitalistid täis sõimasin, kui ta hakkas midagi
kriisi ajal nagu rääkima, et mul on siin mingid oma huvid ja et hakkas seal, pani sõrad vastu, onju. Ma esindasin Swedbanka, ma ütlesin, kuule, kas see on raamatus sees, et ma olin nii ülbe reisk. Ütlesin, kuule, kas need Ameerika filme oled näinud, neid pantvangi kriis, et seal nõuavad ka lennukit ja kuradi tahavad kuradi rahapakiga kuule saartele pärast sõita. Mis nende meestega juhtub? Mäletan, see omanik vaatas mulle lihtsalt silma nagu, millest sa räägid mees? Kas sa oled näinud neid filme või? Kas sa oled näinud? Et lastakse maha koha peal. Fucking terrorist, tõmba nahkusid kuradi sellest Swedi peakorterist, see koosolek on lõppenud. Ma olin siuke vana nagu mingil hetkel. Et selles mõttes see võim, nagu, mis su käes on, see korrumpeerib su nagu hinge põhjani ära, et see sama see lurjuse küsimus on ju, et see terrorismi jutt ja see raasukese kõnepruuk ja kogu see suhtumine oli minu jaoks nagu ülimalt tuntud ja ma olin ise tunnetanud selle läbi, sest ma olin ise samasugune varem. Et seal minu jaoks nagu üllatusi ei olnud, aga jah, et põhikriitika ei ole inimestele suunatud tegelikult selles raamatus, et ma püüan nagu erinevaid võimuvertikaale nagu analüüsida. Et miks meil meedia on suukorvistatud, miks meil ametiühingud on korrumpeerunud ja miks ei julgeta siis seda raasukest maha võtta nagu. See mees siiamaani paneb paika riigiettevõtete nõukogusid, on ju. Miks peaminister oma sõna jõudu ei kasuta, mida ta pobiseb selle? Et see on nagu see institutsionaalne küsimus, kuidas meil on nagu see süsteem on nii kaldu lihtsalt selle raha, suure raha ja selle võimu suunas, et ülejäänud avatud ühiskonna institutsioonid nagu ei toimi adekvaatselt. Ja see ülejäänud on selline glasuuritamine, lipu lehvitamine, et meil on siin mingi vabariik, aga kui sa vaatad nagu selle glasuuri alla, siis see on üsna kohutav, mis sealt paistavad. Küsin ka, tulles nüüd filosoofiliste teemade juurest tagasi nagu põhiteema juurde, mis on alati ju raha, et kus on raha ja kelle käes see on ja kui palju seda on, et ma saan aru, et see sõda kestis nüüd aastaid ja nüüd, kui Luminor koondab 130 töötajat, siis aastaid ju käis, ma saan aru, vaidlus siis selle üle, et kas nad saavad siis 1 või 2 kuu palga lisaks kompensatsiooniks ja ütleme, Luminori kasum Eestis on 40 miljonit aastas, et kas ma saan õigesti aru, et need summad tegelikult, mille üle vaieldakse, on ju ka naeruväärsed, et sellele küsimus nagu rahas, vaid seal on küsimus põhimõttes, et me lihtsalt nagu näitame teile niimoodi, et seal on küsimus ju sadades, ma ei tea, tuhandetes, mitte miljonites. Ja absoluutselt, et see sai mulle ka alguses selgeks, et nagu see soomlane mulle ütles, nagu kui ma ütlesin lihtsalt, see Nikilega oli mul siis see kuradi catch on ju, et ma ütlesin, et võta rahulikult, et kollektiivleping on ju see rahalise summa, mis hakkab paarsada tuhat euri on ju aastas, et mingi kompensatsiooni, natuke siit, natuke sealt on ju, Soom lihtsalt vaatas mulle üle laua ja lihtsalt hakkas röökima nagu. Karjus lihtsalt, I don't give a shit about you. Ma ei hooli sittagi sinust, ma ei hooli sittagi mingist ameti. Ma ei huvita mingi pankreist. Ma tulin siia, et teenida pagunid, et minna peakorterisse järgmine aasta. Mingid läbirääkimisi ma ei pea siin. Koosolek on lõppenud, kaob välja. Koer nagu. Et see oli see suhtumine. Et see oli ikka nagu hämmastav. Ja hiljem siis, kui nad vallandasid mulle, siis me pidasime läbirääkimisi, kuidas nad siis asi ära lõpetada. Nad küsisid, palju sa tahad, on ju, et tahtsid mulle 10 000 euri anda. Ma ütlesin, et ma tahan, miljonit ei küsinud, ma küsisin ainult 750 000. Ja nad vaatasid, et ma mõtlesin, peas soe. Ma ütlesin, tead, see minu allkiri, kui teil seda vaja on, tehke oma kuradi rahakott lahti. Ja siis hiljem mul lihtsalt tervis oli nii läbi, et pidin nagu lõpetama sellest, asi läks nii kriitiliseks, et oleks võinud nagu lõppeda üsna kurvalt. Siis ma ütlesin, küll, ma ei tee seda raha pärast, andke see 100 000 siia, läheme laiali. Ja poole aasta pärast siis üks mind represseerinud tore nagu kolleeg, endine ülemus, siis nagu tuli minu juurde ja ütles, et Hannes, kurat, see mees seda ikka pähkleid ahv nagu. Et me eelarve sinu vastu võitluseks oli 1,5 milli euri. Et me tõmbasime sulle korraliku koti pähe. Siis ma ütlesin, tead, ma müün pärast raamat, ilma see rahaga kätte saan. Et see lugu iseenesest on niivõrd nagu markantne ikkagi, algusest lõppeni. Ma ütleks ka siia ühe kommentaari, et ka täpselt see, mida Hannes praegu rääkis,
see on ilmekas tõestus Poola majandusteadlase Galecki tõdemusele, et kapitalistile on kõigepealt oluline see, et tal oleks kontroll selle üle, mis tal ettevõttes toimub ja seejärel alles raha. Et Hannase puhul ka iga kord oli näha, et jah, et hüva, et noh, raha, et vaatame, võime isegi ajutiselt kahjumis olla, aga see, et meil on töötajad, kes ise mõtlevad, et noh, need peab nagu niimoodi ära suruma. Et seda peab alati meeles pidama, kui lähed oma õigusi küsima. Küsimus Oudekile. Aga pangad pankadeks, et selles mõttes mõnes mõttes on see ood ju pankadele väga geniaalselt direktor. Teenivad kasumit ja nende roll ja motiivid on selged, aga selline mulle, miks riik ja valitsused ei ole olnud võrdväärne partner, milles see nagu tuleb kodanikuna. Okei, küsimus oli see, et miks riik ei ole sekkunud nagu ohjeldamaks pankade nagu möllamist. Pakku mõned vastusvariandid ka. Kas on siis selline tõesti siiras sisemine dogma, et pangad on head ja nad teevad kokkuvõttes head? Või on kellegi selline ikkagi isiklik kasu, mõnele väike provokatsioon? Jah, et kas on isiklik kasu või siis tõesti arvatakse, et pangad ongi nagu uued kirikud, kus palvetamas käia. Et ma arvan, et see on nagu mixed vastus, et seal on kindlasti isiklikel tasanditel on ka seda korruptiivsust, aga teine on see, et me ei kontrolli oma raha, et seesama Bonnesen käis Eestis, see on siis Swedbanka juht, see vana daam, ja ma nagu kuidagi mingi pärast mulle räägitakse üsna siseinformatsiooni ja siis ma sain teada, mis see diskussioon oli olnud peaministri kabinetis. Kaasas oli Raasuke ja Robert Kitt. Vanadamm ütles nagu Jürile, kui sa tahad peaminister olla, siis Rootsi pankasid sai koti. Kui me tõmbame sul natukene likviidsust tagasi, siis me tekitame sul sellise majanduslanguse siin. Sa ei ole lihtsalt 3 kuu pärast peaminister, Jürka. Et see oli see sõnum, mida tuli ikkagi Rootsi pankur siia meie peaministrile ütlema, et kui sa ei kontrolli seda raha poliitiliselt ja läbi euro me seda ei tee, meil on mingisugused iseseisvad keskpangad, see on mingi absurd. Et siis sa oled tegelikult nende otsustajate meelevallas. Et ma arvan, et see pigem on ikkagi süsteemi tasandi probleem. Oudekki tahab meil lisada. Jah, et ma olen ka hästi palju sellel mõelnud. Ja ma olen ka nõus, et vastus ongi miks, et mõlemat on. Et on kindlasti inimesed, kes väga hästi saavad aru, mis toimub. Mõnedele neist see võib meeldida, sest nad ongi, nad tahavadki teha ühiskonda, mis on pankade huvides, see on nende arvates hea ja nad on edukalt sellise ühiskonna teinud. Võib-olla mõned inimesed saavad